Mari, räägi alustuseks, kas peale tantsupidu on rahvatantsutrennid populaarsemad kui tavaliselt? Ma ei ole ausalt öeldes teiste käest küsinud, aga nagu näha, et me siin Tähtveres tegime täitsa nagu rahvatantsu kursuse, mis tähendab, et me lihtsalt teemegi 8 nädalat sellist rahvatantsu põhitrenni, õpime mõned tantsud, et me ei loo päris rühma siin ja rahvast on, nii et ka niisama inimesed tahavad vahelduseks tulla ja vaadata, et mis see rahvatants siis on. Et ju siis on ikkagi kasvanud. Rahvatants on tegelikult niigi väga populaarne, sest teatavasti ju tantsupeole ei tahtnud rahvas ära mahtuda. Kui heaks treeninguks on rahvatants? Rahvatants on väga hea treening, sest Eesti lavaline rahvatants on juba arenenud nii kaugele, et seal sa ei saa enam olla küürusseljaga ja kõverate põlvedega. Tantsutrennis tehakse balleti asju ja jõutreeningut ja võhma ja koordinatsiooni ja kõike ja kui sellele lisandub veel see eduelamus, et sa saad mõne tantsu ka selgeks, siis kokkuvõttes see annab minu arust väga hea trenni. Näiteks kui suur kaloripõletaja on rahvatants võrreldes mõne aeroobikaga? Ma ei oskagi öelda, eks see oleneb ilmselt, mis tantsu parajasti õpitakse, sest rahvatants on selline, kus sa pead 4 minutit praktiliselt polkat vastu pidama, mis tähendab, et see on palju selline võhmakam kui aeroobika. Rahvatants on võib-olla rohkem selline intervalltreening. Vahepeal sa õpid samme niimoodi aeglasemalt ja siis, kui sa tantsu läbi teed, ja siis jälle pingutad rohkem. Millised kehaosad mul nüüd homme pärast seda treeningut valusada? Mis jäävad valusaks? Me tegime täna voorvalssi, mis tähendas hästi palju külje peale kallutamist, need küljed on valusad ja päkale tõusu ka, nii et sääred ka. Võid veel koju minna sünnitada peale näiteks soojaduši all käimist. Aitäh! Sina oled tantsinud 3 aastat rahvatantsu. Räägi, mis tõmbas sind rahvatantsuurde, miks rahvatants poisi jaoks? No, rahvatants ei ole muutunud. See on kogu aeg samasugune olnud, nii et poiss ja tüdruk tantsivad ja see on traditsioon, ma arvan. Tegelikult, kui ma läksin uude kooli ehk siis gümnaasiumisse, siis ma läksin ka rahvatantsugruppi. Varem ma polnud üldse rahvatantsu tantsinud. Ja nüüd see on nagu selline tore ja iga kord, kui lähed trenni, siis on kohe, kui on näiteks halb tuju, siis tuju paraneb ja naeratus näol ja see annab lihtsalt hea tuju. Et rahvatantsu pluss siis nüüd võikski olla see, et annab sellise hea tuju, näiteks fitness-treeningute ees? Ma arvan küll jah, sest et rahvatants ka treenib päris kõvasti, aga pärast fitness-treeningut sa oled ikkagi nagu selline väsinud ja võib-olla selline rohkem rusutud, aga kui sa tuled rahvatantsus, siis on hea tuju ja pidu läheb edasi.